aga ma tahaks veel rääkida sellisest ootusest justkui, et või arvamusest siis, et mehed on nagu üksikud hundid. Nad peavad saama üksi hakkama. Igas situatsioonis peavad saama üksinda hakkama, nad peavad olema tohutud iseseisvad, sõltumatud. Kas see peab nüüd nii olema? Et see paneb meestele ju suure surve, et nad ei tee koostööd. Nad proovivadki hakkama igal pool ise saada, on ju. No see tuleb natukene meie sellest jälle sotsiaalsest programmeerimisest ja kasvatusest, et meid ei ole õpetatud esiteks nagu tegema koostööd ja teiseks meil on pidev selline konkurentsitunne, et mehed tihti näevad teisi mehi konkurentidena. Nad ei näe neid partneritena. Just. Juba kooliprogramm õpetab meil olema teistest parem, saada paremaid hindeid kui teised ja kooliprogramm on suunatud individuaalsooritusele. Väga vähe, nüüd juba rohkem, ma loodan, teatud koolides tuuakse järjest enam sisse grupitööd, kus me õpime tegema koostööd. Sest mis on ettevõte? Ettevõttes on samamoodi, on mingisugune tiim inimesi, kelle vahel on vastutused ära jaotatud, nad loovad koos ühte asja. Aga nüüd, kui sa oled see üksik hunt, siis paratamatult sa peadki kõike oskama. Ja see on natukene meie selline postkommunistliku ühiskonna selline veidrus, mida ameeriklased vaatavad väga nagu, et mis inimesed te olete, te nagu oskate kõike, iga mees on nagu mees nagu orkester, sa parandad torusid, sa parandad autod, sa sõidad vahepeal veoautoga, siis sa mingisugune kirjutad mingid raamatuid, siis sa teed filme, no mis mõttes nagu, et neil oli selgelt koolis juba väga varajases staadiumis toimus spetsialiseerumine. Ehk sulle 6. klassis öeldi ära, et sinust saab toruluksep ja sinust saab meremees ja ta hakkas seda rida käima. Ja kõik muud asjad nagu lõigati tema infomaailmast väljas, sest nemad on nagu selles suhtes hästi kitsa silmaringiga. Ameeriklased, meie vanused ja meist vanemad. Neil on hästi kitsas silmaring, nad ei ole kunagi USAst väljas käinud, nad ei tea isegi, nagu, mis neil teistes osariikides toimub, nad teavad ainult seda, ta teab täpselt seda, kuidas see kalakonks sinna Jõhvi külge käib. That's it. See on tema elu. Meie jälle, me peame seda kõike oskama, me peame traadist ise selle konksu valmis tegema ja teebki, ja mees teebki selle valmis. Ja mõnes mõttes mina nagu naudin seda, et ma oskan paljusid asju, aga teistpidi ma näen, et see maksab mulle kätte, et ma jään lihtsalt aja hätta, kui ma proovin kõike ise valmis teha, et tegelikult ma vajan inimesi, tegelikult ma vajan tiimi ja ma olen valmis nendega koos tööd tegema, et luua ja saavutada enamat. Ja et mul tuli selline koht just meelde, et kui on mingi avalikum üritus, siis sellist suhtlemist harrastavad seal nagu üks selline väike seltskond ja siis põhiliselt inimesed on sellist kuidagi nagu omaette. Sellepärast, et ei ole harjutud just see, nagu sa ütlesid, võtma teist inimest kui partnerit. Et siin on igasugused sellised vanasõnad, et inimene on inimesele hunt näiteks. Ja kõik tunnevad, et kõik on nagu üksteisele nagu konkurendid, aga tegelikult selline kaasaegne lähenemine juba, mis on nagu kergem, mis on õnneks peale tulemas, ongi see, et sa selle, kellest sa võib-olla mõtlesid, et on konkurent, aga sa proovid olla hoopis temaga partner. Ja see päeva lõpuks on hoopis kasulikum mõlemale poolele. No ma hästi selgelt näen seda oma meestelaagrites. Ma teen meestelaagreid, kus tulevad kokku ainult mehed. Me oleme kas seal 3-4 päeva, oleme metsas. Ma teen näiteks surmalaagrid, kus me teeme erinevaid matuseriituseid ja mehed saavad oma surmahirmust üle, aga ka lihtsalt selliseid töö- ja puhkelaagreid, ainete ja alkoholivabasid, kus me saame kokku, teeme tööd, räägime elust ja mehed saavad omavahel nagu sõpradeks ja paljude jaoks on need sõprussuhted palju tugevamad kui võib-olla mingi elu mingisugune lapsepõlve sõbraga, kellega nad
heal juhul on võib-olla õlale patsutanud, aga ei ole näiteks kunagi kallistanudki. Et seal me õpime ka seda füüsilist lähedust, et me võime kallistada, me võime teineteisele komplimenti teha, me võime nagu teineteist tunnustada ja seal saavad mehed sellise laengu ja pärast suhtlevad veel omavahel edasi ja see on nagu nii tervendav, nii hästi mõjub see nende psüühikale, et ta tuleb sealt laagrist välja, ta on ennast tühjaks röökinud, ta on võib-olla nutnud, ta on saanud kõvasti naerda, ta on nende oma emotsioonidega ühendust saanud, ta on teiste meestega ühendust saanud ja ta tunneb ennast inimesena. Ja siin on see koht just, et paljud mehed arvavad, et kus ma enam sõpru leian. See võtab nii palju aega, selleks on ju terve elu vaja. Aga sõbra leidmine ei käi nii. See ei ole mitte ajaline mõõde, see on sügavuse mõõde. Et mida rohkem sa suudad ennast avada ja kui teine avab, siis te suudate üksteist selle avamisega palju rohkem üksteisele läheneda, saada sõbraks võib-olla 1 tunniga, kui kellegiga mingi 20 aasta jooksul. Sa tead teda 20 aastat, aga sa pole ühelgi tõsisel teemal rääkinud peale autode ja naiste. Sa tegelikult ei teagi, kes see tüüp on. Näiteks, kui ma toon sellise näite, kui sa satud laevaõnnetusse, laevahukk on ja sa pääsed kuskilt võib-olla 2 teise mehega ja see kõik toimub võib-olla 1 ööga, kus te jõuate kuskile paadiga lõpuks kaldasse ja pääsete sealt. Miks sa selle inimesega elu lõpuni jääd hästi tugevalt seotuks? Sest et see emotsioonide voog, mis teist läbi käis, see surmahirm ja kõik need kogemused on nii võimsad, et mitte ühegi teise inimesega, kellega sa oled aastaid kuradi õllet lastud kuskile pubis on ju, ei jõua sa ligi lähedale. Et see on sinule nagu juba nagu hingevend või õde. Kui sulle meeldis see video ja need teemad, mida me Martiniga arutasime, siis ma soovitan sulle liituda selle kanaliga, sest siit sa leiad terve intervjuu, mis on 2,5 tundi pikk. Ja kindlasti vaata ka minu kodulehte parimarmastaja.ee, kus sa leiad kasulikku infot igale mehele, kuidas saada kvaliteetseks elukaaslaseks ja armukeseks oma naisele. Ootan sind seal.